Inimese aju. Inimese aju, kas tead, see on üks ütlemata suurepärane organ. No selles mõttes, et ta sellisel mõtestatud moel alustab oma tegevust sellel hetkel, kui sa sünnid ja üldjuhul ei peatu aju oma tegevuses mitte hetkekski, välja arvatud muidugi siis, kui sa oled ühel hetkel sellises olukorras nagu mina praegu. See tähendab seda, et sa seisad gruppi inimeste ees, kes ootavad, et sa neile järgmised 40 minutit midagi mõistlikku räägiks. Sellistel hetkedel kipub aju meiega siin ees olles trikke tegema ja üks lemmikuid trikke, mida see aju sinuga siin ees olles teeb, on see, et need esimesed minutid on ju kõige õudsemad, on ju. Ma olen kohanud tervet portsu inimesi, kes ütlevad, et nad esimesest 5 minutist ei mäleta mitte midagi, silmest oli täiesti must. Neile ma soovitaks selle lavaga siis ettevaatlik olla, siit võib alla potsatada, eks ja. Need esimesed minutid on kõige õudsemad. Mõne minuti pärast hakkab juba kergem, udu hakkab silmest ära minema ja juba enam-vähem hakkad nägema, mis seal saalis toimub. Aga aju jaoks sellest eriti palju kasu ei ole, sellepärast aju paneb sellel hetkel hoogu sulle kohe juurde, et ütleb, et kuule mingi jama on, miks nad jõllitavad sind. Aga ega sa ei pea muretsema, kui sa käitud niimoodi nagu väga paljud esinejad, see tähendab seda, et kohe algusest peale pöörad kuulajatele sujuvalt selja ja hakkad ennast unustavalt oma slaide ette lugema. Mingil hetkel oled sa juba nii palju enesekindlust kogunud, et paned isegi tabelid ja graafikud ette, vehid oma laserpointeriga siin ringi. Ja siis oled sa juba nii palju enesekindlust kogunud, et sa pöörad ennast jälle näoga publiku poole, ütled sellise enesest mõistetavus pakataval häälel, et väga selgelt on aru saada, mida siin lahtris näidatakse. Ja nüüd sa avastad, et kuulajad on ammu sinu jutu poolt maha libisenud ja tegelevad omade asjadega ja nüüd on aju rahulolematud, ütleb sulle, et kuule mingi jama on, nad ei vaata sind enam. Miks nad ei vaata sind enam? Ja vaata, kuidas esinemisega seoses aju rahulolematu on ju. Vaadatakse, on jama. Ei vaadata, ikka on jama. Ja ega see aju ainult sellist trikki sinuga ei tee. Aju hakkab trikke tegema sellest hetkest alates, kui sa saad teada, et sa pead esinema minema. Kirjutab Viivika sulle kusagil märtsikuus, et Janek, et 25. oktoobril oleks vaja esinema tulla. Ega see ei pea mina olema, see võib-olla üks kõik, kes teist, niipea kui sa saad teada, et sa pead esinema minema, siis kohe küsib, miks mina? Miks Toomas ei või minna? Toomas igal aastal käib sellel konverentsil, väga hästi on läinud, eks ju. Olgu selgub, et see ikka ära viilida ei saa, pead esinema minema ja nüüd aju selle asemel, et sind rahustada, hakkab meenutama kõike, mis eelmistel kordadel esinemisega seoses kehvasti on läinud. Peeter, mäletad ühe korra ülemus ütles sulle, et meil on aasta ülevaadete aeg ja järgmisel nädalal igale osakonnale 10 minutit, maksimaalselt 15 minutit, tihe päev. Ja tema mõtleb, et 15 minutit selleks, et ära rääkida, mida ma eelmisel aastal tegin ja mida ma sellel aastal plaanin teha. No ma üritan. Ja siis ta tuleb kohale ja tema üritus kestab 45 minutit, kus kulutab ära veel järgmise 2 esineja aja. On ju. Aga Malle mäletad sulle ühe korra öelda, et väga põhjalik ettekanne tee. Tunnine ettekanne tee. Ja Malle mõttes pole probleemi. Eks ma üritan. Ja siis ta tuli siia ja tema üritus kestis 20 minutit. Ja kuna Kalle ja Peeter ja Jüri, kes pidid olema järgmised esinejad ja on veel kohale jõudnud, siis oli planeerimata 40-minutiline paus. Ja siis aju meenutab kõike, mida eelmistel kordadel kehvasti on läinud. Mäletad, ühe korra esitati küsimus, millel sa vastata ei osanud. Hirmus lugu. Aga selles mõttes olid selline aus esineja, et kui see küsimus selle esitati, siis sa tegid sellise mõtliku näo, et tegelikult küsimusest eriti aru ei saanud, aga sa tegid sellise mõtliku näo, just nagu meenutaks, et mida vastata. Ja siis sa vastasid, maskeerisid oma vastuse sellise ohtra eriala keelega ja sinu vastus kõlas umbes selliselt, et ja kas teate, osalist kodulinnu embrüot eelistatakse õõnsale lubjakivi moodustisele. Kas tekkis täiendavaid küsimusi? Tundub, et läks korda, sellepärast, et rohkem keegi ei küsinud mitte kui midagi. Ja niimoodi see aju meenutab kõike, mis esinemisega seoses kehvasti on läinud. Ta ei meenuta sulle seda, et Janek, mäletad, ühe korra käisid seal õpetajate konverentsil ja see lõppes kestva ovatsiooniga. Ilutulestik, aupaugud, kõik see värk, helimees tõi sulle lilli. Ei, kui see aju seda meenutab, siis ainult negatiivse nurga alt, et mäletad, et pidid veel 10 minutit tähelepanu keskpunktis olema, ilma, et sa midagi rääkida saaks. Ja seda kõike teades jõuad sa nüüd oma esinemispaika kohal, hakkad esinema ja esinemise ajal tead sa kõik, mis valesti läheb. Sa tead seda, et oled ajahätta jäänud, mis tõttub, et mingisuguse teema välja jätma. Sa tead seda küsimust, millele sa vastata ei osanud. Ja siis sa tead, et märkmed läksid segi
Ja nüüd ajataju esineja peas ja ajataju kuulaja peas, need on kaks täiesti erinevat asja, sellepärast et kõige rohkem kordab esineja vaikust, selles mõttes, et tema on vait ja teie seal lihtsalt vaatate. Ja seetõttu see 5 sekundit, mis tal kulub järje kätte leidmiseks on sinu jaoks 5 sekundit, aga tema jaoks esimene tund, teine tund. Ma olen juba 3 tundi vait olnud, peaks ütlema midagi. Ja ühesõnaga, nüüd kui sa oma esinemise lõpetad, ega sa sellega, mis sa siin tegid, ülemäära rahul ei ole. Ja siis sa lõpetad oma esinemise sellise eestlastele omase kokkuvõttega, mis mitte midagi kokku ei võta. 8 esinemist 10 lõpeb sellise kokkuvõttega. Kokkuvõtteks minu poolt siis kõik. Kas tekkis küsimusi? Ma tahaks näha teie kirjandusõpetajad, mida te ütleksite oma õpilastele sellise kokkuvõtte peale, kui nad kirjandisse kirjutavad minu poolt siis kõik. Nüüd sa teed sellise kokkuvõtte ära, see ei võta mitte midagi kokku, sa tahad kähku minema saada, aga sinu üllatuseks kuulad, aplodeerivad sulle siiralt, tundub, et neile sinu esinemine läks korda. See on täiesti ämmingus, eks ju. Ja mida ma mõtlen sellele, et aplodeerivad siiralt? Vaata, me oleme ju eestlased, on ju. Me oleme soomlaste kõrval üks maailma kõige kirglikumaid rahvarühmi. Et kuidas me aplodeerime tavaliselt, kui esineja lõpetab. Küll eelkõnelejad said kestva ovatsiooni osaliseks. Vaata, Toomas, plaksumeeter. 1, 2, 3, 4, 5 aitab küll. Ja kui saalis on sellised tõsised Eesti mehed nagu mina ja veel umbes 6 meest, kes siin on selle naiste ära vaste kamba seas, siis ega meil ei ole aega aplodeerida, meil on vaja asju pakkima hakata juba. Vaadake, kuidas esineja ütleb kokkuvõtteks ja kuulajad hakkavad pakkima. Nojah, aga sinu esinemine lõpeb siira aplausiga, sa oled hämmingus. Veel rohkem oled hämmingus peale seda, et kui esinemine läbi paar inimest tuleb sinuga juttu rääkima, suruvad kätt, ütlevad, aitäh, Janek, väga hea esinemine oli. Sa surud kätt ja mõtled, ta on lihtsalt viisakas. Mina ju tean, et see suurem asi esinemine ei olnud, sest ma kokutasin, ma jäin ajahätta, pidi midagi välja jätma, küsimustele ka ei osanud vastata. Ja see on nüüd see koht, kus aju meiega selle viimase trikki teeb, on ju, lihtsalt viisakad. Kuulge, kui mõni eestlane tuleb teile peale esinemist ütlema, võtab oma julguse kokku, tuleb kätt suruma, ütleb, et see oli hea, siis võtta seda kui komplimenti. Ma olen mõnikord tähele pannud, et Eesti naised, te olete ka väga kirglikud, teile komplimendi tegemine on aeg-ajalt selline miiniväljal käimine, et Marju, sul on nii ilus kleit seljas. Mis sa nüüd, see on vana kleit. Eesti mees võttis julguse kokku, et sulle komplimenti teha. Sina lasete põhja. No vot, ja nüüd see aju töötleb meid sellest hetkest alates, kui sa tead, et sa pead esinema minema, esinemise ajal töötleb ja mõnikord ka peale esinemist. Mida rohkem kogemusi sul on, seda vähem ta laamendab see aju, aga teatud oludes ikka, mida vähem kogemusi sul on, seda rohkem ta laamendab. Ja nüüd minu küsimus teile kõigile korraga on nüüd selline, et anna käega märku, lihtsalt tõsta see käsi üles. Juhul, kui väljaspool klassiruumi inimestes esinemine tekitab sinust suuremat ebamugavustunnet kui kodus diivanil lesimine. Tõsta käsi, jah. Vaadake ümber ringi, et te näeksite, milline on tulemus. Jah, rõdul on ka enamik tõstsid käe. No mina ütlen sulle selle peale, et tere tulemast klubisse. Te võite käed alla lasta, ma tõstan ise käe, ütlen tere tulemast klubisse. Mina olen Janek ja mina olen selle klubi president, kuhu kuuluvad need inimesed, kes ennast esinemise eel ja ajal ja mõnikord ka peale esinemist suuremal või vähemal määral ebamugavalt tunnevad. Olen inimesi suuremal või vähemal määral üle 25 aasta õpetanud ja 16 sooaeg käib mul esinemiskoolitusi tees. Sellest hoolimata iga kord, kui tuleb uus grupp, nii nagu teie täna, siis mõned minutid enne ma tunnen, kuidas seest kraabib ja ei ole nii mõnus tunne, kui kodus kirgede tormi vaadates võiks parem olla, eks. Aga pane tähele, et ma ei karda esineda. Mis eristab mind ja enamiku teisi inimesi on see, et ma valdan erinevaid tehnikaid, mis võimaldavad mul sellest esinemishirmust üle olla, sellest esinemishirmust hoolimata siia lava peale tulla ja inimestele rääkida. Teema, millest me täna räägime, on suuremas osas seotud esinemishirmuga ja natukene hiirtega. Kuidas ma nad omavahel kokku seon, selgub juba mõne minuti pärast. Küll aga Viivika, ma ei näe, kus sa istud. Viivika.
Ei ole teda, okei. No võib-olla ta teab, mis see on, sest kui Viivika küsis, et mis teemal sa räägid ja kui ma pakkusin talle välja, et esinemishirm ja hiirte kartus ja ta ütles, appikene, mina hirmsasti kardan hiiri, et ma saan juba südametaki, kui sa pilti näitad, et siis ma tahtsin lihtsalt kontrollida, et kas ta on elus. Aga no ju ta on juba ära viidud või nii. Nüüd veel kord, esinemishirm on selles mõttes universaalne hirm, ta on täiesti tavaline nähtus. Aastat 10 tagasi Tallinna Ülikoolis tees või õppides olen ma teinud ühe magistritöö, mille käigus ma uurisin, kuidas siis Eesti inimestel võrreldes muu maailmaga siis selle esinemishirmuga lood on. Ja sealt uuringus selgus, kõigepealt selgitan natuke, et ma tegin seal selles uuringus osales üle 500 inimese, nad kõik tegid ühe testi, mis mõõtis ära nende esinemishirmu taseme 5 skaalal ja sealt uuringust tuli välja, et 64% vastanutest olid oma esinemishirmu tasemega kas keskmisest kõrgemal või kõrgel tasemel. Ja 34% olid siin kõige ülemises otsas, et väga kõrge tase. Mis tähendab seda, et 2/3 meist, kes ringi käib, pelgab esinemist sellisel määral, et see võib, ei pruugi ilmtingimata, aga võib esinemissooritust negatiivses suunas mõjutada. Ja paljude jaoks on see selline, juba see number on selline ahaa-efekt, et ma ei olegi ainuke. Oma koolitustel, mis ma teen üsna tihti, ma näen inimesi, kes nad arvavad, et nad on vähemus, et ma olen üks vähestest, kes pelgab esinemist. Ja siis selgub, et ei ole ja see on suur üllatusmoment neile. Mida aga enamik inimesi ei tea, ja millest meie aru ei saa, on see, et täiuslikku esinemist ei ole olemas. Vähemalt esineja jaoks ei ole olemas. Kuulajana me oleme näinud täiuslikku esinemist. Sa istud, vaatad, mõtled, fantastiline esinemine. Kui sa peale seda esinemist läheksid, suruksid esinejal kätte, ütleksid, aitäh, see oli täiuslik, siis tema tänab sind, aga oma peast ta teab, et saab veel tuunida. Sest seal ma kokutasin, seal ma jäin aja etta ja midagi veel. Ma juba tean, mida ma eelmise 10 minuti jooksul teisiti oleks teinud. Aga sina seda ju ei tea. Et kui sa muretsed selle pärast, et sa tuled lava pealt maha ja see ei olnud täiuslik, siis sinu jaoks mitte, kuulajate jaoks vabalt võis olla. Millest veel inimesed aru ei saa, on see, et esinemishirm oma olemuselt on meil õpitud hirm. Me mõtleme enda jaoks asjad hullemaks, kui nad tegelikult on. No näiteks, mis meil veel on õpitud hirm? Teadsin, et see reaktsioon tuleb. Kuulsite, kuidas keegi tegi Anna käega märku, juhul, kui sa ämblikke kardad. Nii, rõdul paar inimest ja siin, ütleme 10-15. Kui ma käe silmad ette panen, siis see on sellepärast, et see fantastiline latern sirab mulle silma, ma muidu ei näe, mis seal üleval toimub. Okei, kes see oli siin all, kes ämblikke kartis? Tõsta käsi. Teises reas sina. Ja ära vaat selja taha. Kuidas su nimi on? Siiri, miks sa kardad ämblikke? Nad on kuidagi õudsad. Okei, täpselt selle sama vastuse saad sa siis, kui sa tänava peatad kinni suvalise inimese ja küsid, tere, kuidas nimi on? Peeter. Peeter, kas sulle esineda meeldib? Ei meeldi. Kardad ka? Mida sa kardad või miks sa kardad? Ma ei tea, see on jõudne. Aga see väga ratsionaalne põhjus ei ole. Näiteks Siiri, kui sa oleksid mulle öelnud, et ma tean täpselt, miks ma hiiri kardan. Vaata, ma olin umbes 6-aastane, siis või mitte hiiri, vaid ämblikke. Et ma ei kartnud neid veel sellel hetkel, aga ühel hommikul märkasin ülesse ja ma ei olnudki enam oma voodis. Öösel oli tulnud punt ämblikke, nad tassisid mind oma pessa ja siis nad puresid mu jalga ja Siiri on praegu, kas nii võib juhtuda? Ei, nii ei või juhtuda, aga see oleks selge põhjus, on ju. Okei. Kas on keegi teist, kes hiiri või rotte kardab? Anna käega märku. Natuke rohkem käsi juba. Üks peidab isegi oma silmi. Siis sa veel paar minutit ei saa vaadata, sellepärast, et see slaid on veel paar minutit ees. Okei, veel kord, kes kardab hiiri või rotte? Kuidas sinu nimi on? Heleda peaga sina seal, keskel. Pille, miks sa kardad hiiri? Nad on jubedad, on ju? Ootamatud, okei, nii nagu avalik esinemine ülemus ütleb, Toomas pakkus teile, tulge tehke 3-minutiline promptu kõne, tead. Ja see on minu jaoks nagu hiir paljude jaoks.
Ootamatult hüppab välja. Vaadake, mina ei häbene tunnistada, et mina kardan hiiri ja rotte ja mutte ja kõiki neid sibavaid elukaid. Ja tänasel päeval käitun mina nende hiirtega täpselt nii, nagu enamik inimesi avaliku esinemisega seoses. Teisisõnu, kui ma jalutan praegu mööda seda koridori ja mulle jalutab vastu hiir, siis mul on 2 võimalust. Võimalus number 1, see on küll imelik, et siin kultuurimaas mingisugune hiir ringi käib. Tule, ma tegelen sinuga, ma juhatan sind välja, teeme selfie. Variant 2, ja see on see koht, kus ülemus küsib koosolekule, et kuulge, oleks vaja Läänemaale konverentsile esinema minna, kas on vabatahtlikke. Ja teie teete. Hääletame, kes on selle poolt, et Toomas läheb. No teeme selle hääletus, hääletame, kes on selle poolt, et Toomas läheb. Toomas vastu võetud. Ehk siis ma jalutan mööda koridori, mulle jalutab vastu hiir. Klass number 228 on lahti, ma astun sisse, sulgen ukse ja ootan, et see probleem ära läheks. See on see, mida enamik inimesi teeb esinemisega seoses, eks. Nüüd erinevalt paljudest teistest tean mina ka täpselt, miks ma hiiri kardan. Vaadake, mul on ema selline, et tema jaoks ei ole vahet, kas see hiir, et kas ta on surnud või elus, kui ta teda näeb, tuleb kuhugi hüpata. Ja ma näen, paljud noogutavad, jah. Ja tuleb röökida. Ma olen üldiselt veendunud, et mu ema on oma röökimisega ise paar hiirt infarktini viinud, nii et ja nüüd siis ma mäletan päeva, kui mind õpetati hiiri kartma, sellepärast, et ma olin umbes 5 või 6 aastane, ma läksin koju ja ema kadunud. Leian ta magamist toast, ta on õnnelik, et ta mind näeb ja ta ütleb, et Janek, köögis on hiir lõksus, mine viska ta ära. Aga 5-aastane poiss siis aru, et see surnud on. Uudishimulik nagu ma olen, võtan selle lõksu, liigun sinna ema poole, et emme, vaata, kui nunnu hiir, mis tal viga on? Ja tema hakkab röökima. Mida sa teed? Ma pillasin kohe selle lõksu maha ja sellest ajast alates olen mina teadnud, et hiired on nii kohutavad elukad, et neid peab kartma isegi siis, kui nad on surnud. Praegu ma olen 45-aastane. 35 aastat ma julgen hiirt isegi lõksust välja võtta. Nii et kui ma teda nägin, siis nii nagu see Pille ütles, et nad on ootamatud. Jõud, kuidas nad järsku tormavad välja ja muu see värk. Natukese aja pärast ma räägin, kuidas ma nüüd olen sammu edasi sealt jõudnud viimase 5 aasta jooksul ja kes mind selles osas treenis. Nüüd aga küsimus, kui hämblike hirm on meil tõenäoliselt õpitud hirm ja hiirte kartus on minul õpitud hirm, siis kus kohas meid esinemist õpetatakse kartma? Mis te arvate? Koolis, klassi ees, jah. Enamasti koolis, aga üsna, või aeg-ajalt juhtub, et ka juba varem. No võtame 3 vanusegruppi, võtame lasteaialapsed, võtame koolilapsed ja võtame täiskasvanud. Millised grupist leiame me kõige lihtsamalt ühe vabatahtliku, kes siia ette esinema tahab tulla? Lasteaiast, on ju, siis seal nunnutatakse veel. Ükskõik, kui palju sa segast ei pane, ikka aplausi saad igal juhul. Kahjud täiskasvanutega nii ei ole. Mul on 2 tütred, Liisi ja Teele. Liisi on pisikene, praegu nad saan 8. Liisi on selline pisikene introvertne kunstnik ja Teele on selline ekstravertne nagu mina. Rind ees igal pool uudishimulikult vaja seletama minna. Teele oli ma lasteaias kõige julgem lapsgrupis. Kui oli vaja luuletust lugema saata, ikka Teele. Kui oli vaja mingisugust asja tegema, ikka Teele. Kui ta oli 5-aastane, siis valiti teda. Teele tuli ühel päeval koju ja ütles, et issi, mind valiti presidendiks. Mina et mis siis nüüd juhtus. Ja selgus, et neil on 2 nädala pärast vabariigi aastapäeva tähistamine lasteaias ja lasteaiad otsustas, et kuna meil on naispresident, et siis teeme selle kätlemise värgi läbi, et seal on see saali täis lapsi tuleb ja siis Teele on president ja siis anti talle sealt samast grupist üks poiss abikaasaks ka kaasa ja siis nad pidid kätlemist tegema ja siis Teele pidi kõne pidama. Mingi paar lauset, et ilusat vabariigi aastapäeva, mitte midagi keerulist, täiesti jõukohane. Ja Teele tuli ütles, et mul on juba kõne ja ma juba tegin selle läbi, kõik vägev värk. Ja mina siis järgmine päev lähen lasteaeda ja õpetaja räägib mulle, et siin paar päeva enne ikka harjutage läbi, et oleks okei.
Aga Teele on mul selline, et tal on väga hea mälu, et kui sa talle 2 korda luuletuse ette loed, siis ta ei pea seda väga palju rohkem kordama, see on tal meeles ja talle eriti niisama harjutada ei meeldi. Aga paar päeva enne me tegime selle ikka läbi ja siis oli korras kõik, Teelel oli nii õhina lootes seda värki. Ja siis päev või 2 enne seda esinemist tuli Teele koju, mossis ütles, et mina ei taha enam president olla. Ja miks sa siis ei taha? Ja siis, ei tule sealt mitte midagi, eks ju. Ta ei räägi, aga me näed, et lasteaias on midagi juhtunud. Järgmine päev siis viin teda lasteaeda ja õpetaja räägib, näed, Teele ei taha enam president olla. Vahemärkuse korras, neil 3 õpetajat, 2 olid väga okeid, 1 oli selline, kohe saate aru, milline. Ja näed, Teele ikka ei taha, aga nüüd on meil juba ka hilja ja plaani ümber teha ja siis me raustusime Teelet ja ikka rääkisime talle augu pähe aga pärast õhtul Teele rääkis mulle, miks ta enam esineda ei taha. Ja iva on selles, et õpetaja, see 3. õpetaja käis talle iga päev pinna peale ja rääkis talle, et kuidas sa siis aru ei saa? See on väga tähtis kõne. Eksida ei tohi. Kõik ju vaatavad sind. Ja panna 5-aastasele tüdrukule, kes võttis seda mänguliselt selline koorem, siis selle tulemus oli see, et olgugi me rääkisime Teelele augu pähe, et ta peaks seal ees esinema, siis selle kätlemise asja tegid ära ja siis, kui oli tema kord öelda 2 lauset, et ilusat vabariigi aastapäeva ja midagi sellist, siis seal täiskasvanud ei olnud, et mina olin neid lastevanematest. Ja meie pereema ka ülejäänud oli lihtsalt lasteaia lapsed õpetajad. Ja siis minu Teelekene kõige julgem laps grupis lihtsalt vajub kössi ja hakkas nutma. Sealt ei tulnud mitte sõnagi teksti. Me lohutasime teda ja selle tulemus on see, et minu kõige julgemast tüdrukust, kes lava ei kartnud, on saanud selline tüdruk, et ta minu ja oma ema isegi enam ei laula. Muidu nad Liisiga käisid, laulsid, tantsisid ringid. 3 aastat ei ole ma põhimõtteliselt Teelet laulmas kuulnud enda ees. Paar nädalat tagasi kuulsin, et all laulavad. Läksin oma ülemisse seal naise juurde, ütlesin, et kuule, laulavad. Ütles, ära mine alla, nad on paar korda seda enne teinud. Kui sa alla lähed, nad kohe lõpetavad. Nii et aeg-ajalt õpetatakse meil seda esinemist juba ka lasteaias kartma ja mõnikord teevad seda meile meie vanemad. Näiteks 5-aastane Peetrikene on poes ja siis nad on seal leti või seal kassa järjekorras. Peetrikene ütleb emale, emme, seal on kommi, sa lubasid kommi osta reedel. Ja ema ütleb, ei, täna ei ole kommipäev. Ja Peetrikene, aga sa lubasid, et reedel saab, hakkab skandaali tegema. Ja nüüd ema kummardab ja ütleb talle, mis sa karjud? Teised vaatavad meid, mõtle, mida nad meist arvavad. Ja 5-aastane Peetrikene saab teada 2 esinemishirmu suurt põhjustajat. Üks nendest on tähelepanu all olemise kartus, see tähendab, nad vaatavad sind ja teine, mida nad sust arvavad. Ja 5-aastane Peetrikene saab teada, et kui seal on grupp inimesi, keda sa mitte kunagi ei ole näinud ja tõenäoliselt mitte kunagi kohta ka, kui nemad sind vaatama hakkavad, on jama lugu. Aga kui nad midagi veel arvama hakkavad, no siis on ikka täiesti läbi. Mina tavaliselt aga ütlen oma esinemiskoolitusel käijatele seda, et muuseas on hästi levinud hirm, et mida nad, see tähendab kuulajad, minust arvad. Mina ütlen selle peale alati, et mis sa selle pärast muret tunned? Murphy seadus ütleb väga lihtsalt, et ära tunne muret selle üle, mida teised inimesed sinust arvavad. Nad on liialt hõivatud mures selle üle, mida sina neist arvad. Ja kuidas see esinemise ajal välja näeb? Sa leiad saalist oma lemmikkuulaja, mina kusun teda noogutajaks. Kõige parem kuulaja. Siin on grupp inimesi, kellest ei saa aru, eestlased eestlased ei saa aru, kas on pulmad või on matused, aga seal on üks tore naisterahvas, kes iga kord naeratab ja noogutab, kui sa talle otsa vaatad. Ja sina jääd nüüd teda jõllitama ja kui sa oled teda paar minutit jõllitanud, siis tema on, miks ta mind vahib? Mis ta must arvab? Pärast, kui siin küsimuste ja vastuste voor tuleb, teile antakse see mikrofon, julgemad teist võtavad selle mikrofoni kätte ja siis keeratakse sulle valgus peale. Ma näen, et teil on küsimus seal 6. reas. Ei, mitte teie kõrval. Saadame mikrofoni, valgus keeratakse peale ja sina mõtled, pidin ma suu lahti tegema. Mida nad must arvad? Täiesti tavaline see, et kui esineja küsib, on teil küsimusi, siis esimene reaktsioon, mis saalis on see, et vaatate, mis teised teevad. Teised ei küsi, ma ei hakka ka küsima.
Teised on ju targad, ei esita lolle küsimusi, kuidas mina nüüd siis järsku esitan küsimusi, mida nad must arvavad. Nii et mõnikord juba enne kooli õpetatakse meile esinemise kartust, aga üsna tihti juhtub seda koolis, seesama Peetrikene jõuab kooli, kutsutakse tahvli ette, õpetaja ütleb, et lahend ära mingisugune võrrand, mida ma siin pool tundi seletanud olen. Ja Peetrikene ei tea, mida peab tegema. Selline kratt võib-olla ka natukene. Ja õpetajal on nüüd mõõd täis, näägutab temast, no kuidas sa tähele ei pane, kogu aeg sa seal niheled. Kui Peetrikene teistes mööda päid saab niimoodi, mida teeb klassitäis rahvast? Naeravad. Ja sellel hetkel saab Peeter teada esinemishirmu kõige suurema põhjustaja ja see on ebaõnnestumise kartus. Sa võid olla maailma ainukene inimene, kes seda teemat siin jagab, aga aju ütleb ikka, et mis saab, kui valesti läheb. Mis siis saab, kui esitatakse küsimusi, millel sa vastata ei oska? Mäletad, Kalle, 6 aastat tagasi käisid esinemas läks kehvasti. Peale seda on 15 korda hästi läinud, on ju, aga ikka see ükskord mäletad, äkki sellel korral ka. Ja nüüd need lapsed, kes naersid selle Peetrikes üle, nemad said täpselt selle sama sõnumi. Sellepärast, et järgmisel korral, kui nemad pidid siia ette tulema, siis ainukene selge mõte, mis peas oli, et peasid segi ei läheks, muidu naeravad. Ja see naerualuseks sattumine on kehv lugu. Mina selle peale aga ütlen, et kes teeb, sellel juhtub. Ebaõnnestumine ei tohi olla mingisugune kiirtee stress ja ükskõik, kas ma käin siis kooliõpilastele esinemas või täiskasvanutele, minu sõnum on alati selline, et kiituse kuulamine, see on nagu kamina ees kiiktoolis istumine. See on suurepärane, et sul on hästi läinud. Aga kiituse kuulamine, see on nagu kamina ees kiiktoolis istumine, selles mõttes, et see annab sulle tegevust, tekitab mõnusa ja sooja tunde ka, aga arengu mõttes edasi sa ei liigu mitte sammugi. Kui sa keerad käki kokku, mine koju, nuta padi märjaks, ainukene, kes sellest põntsu saab, et sul kehvasti läks muuseas, oled sina ise. No selles mõttes, et sõbrad, tänasel päeval esinemisega seoses latt on väga madalal. Meid on selle pagana PowerPointiga nii ära tapetud. Ja täna, kui te siia tulite, ükskõik kui kaugelt te Eestist siia tulite, siis ainukene selge mõte oli siin kuklas alateadlikult, et jumal, kui sa eestlane oled, tee nii, et natukenegi põnev oleks. Et kui ma siit kell 5 ära lähen, et ma tunnen, et toss ei ole väljas. Aga teine ajupool ütleb, aga ole valmis selleks, et tapavad PowerPointiga. Kui mina siin praegu 45 minutit või 40 minutit tabeleid oleks sul ette lugenud, siis sa oleksid koju läinud ja keegi oleks küsinud, kuidas Janek esines, siis sa oleksid kehitanud õlgu, oleks öelnud, tavaline. Pane tähele, selle jama peale me ütleme, et tavaline. Sellepärast me oleme harjunud sellega. Nii et kui sa keerad käki kokku, siis ainukene, kes sellest põntsu saab, oled sina ise, meie kuulajatena mitte eriti. Lähed koju, mõtle, mis läks kehvasti. Ja palun ära ole see selgeltnägija esineja tüüp. Selgeltnägija esineja tüüp on see, et kes tuleb, keerab siin käki kokku ja siis ta läheb koju, ütleb, ma teadsin, et nii läheb. Ma olen alati hämmingus olnud, et kui sa teadsid, et nii läheb, et miks sa siis ette juba ei võtnud midagi või nii. Kui sa keerad esinemise all käki kokku, viska enda kulul nalja. Mul selle Toomase seal trepi peal komistamisest jäi mulje, et see oli see hoolikalt läbi õpitud nipptal. Toomas, oli see nii? Ei olnud, okei. Aga hästi tuli välja. Keerad käki kokku, viska enda kulul nalja, me naerame suga koos. No näiteks minuga on hulk lugusid juhtunud. Ja üks lugu. Tudengitele lähen loengut tegema, uus grupp, nii nagu teie mul siin täna. Ma elasin tollal Pärnus, loeng Tallinnas. Hommikuti ei saa hästi minema kodust ja seetõttu hommikusöögi tegime alati Statoilis, mis on seal poole tee peal Märjamaal. Võtsin seal Frankfurter ja kakao, roolis olles sõin selle ära. Jõudsin kohale, esimene 1,5 tundi loengust läks päris hästi, suurepärane, kõik tehtud. Siis ma lähen pausi all, lähen vetsu, avastan oma särgi pealt ilusa medali, mis on selle koha peal, ja see koosneb majoneesist ja ketšupist. Ja ma ei suuda uskuda, et ma seda enne esinemist tähele ei pannud. Pesen selle siit ära, on ju, ilusast värvilisest larakast ei midagi, aga suur veelarakas tuleb mul siia kõhu peale. Ja nüüd on mul veel 6 tundi vaja loengut sellele seltskonnale pidada. Ja mina olen üldiselt selle lähenemise sõber, kes ütleb, et kui elevant on toas, siis tuleb teda kõigile tutvustada. Teisisõnu, kui on probleem, siis tuleb sellest rääkida, mitte teha nägu, et mul on siin veelarakas ja siis on kõik korras, eks.
Ja nii, et järgmise ploki alguses ma küsisin nende käest, et kuulge, et kui paljud teist nägid, et mul ilus medal siin peal oli? Kõik nad nägid. Ma küsisin, miks te ei hoiatanud mind või miks te ei öelnud mulle? Siis nad käitisid õlgu, aga üks tüüp ütles, et no me arvasime, et sa tead. Ja mina siis küsin, et no mis nüüd selle arvamuseni siis viis? Ja tema ütles, et no ise sa ütlesid, et tähelepanu äratamiseks võib ükskõik mida teha. Mille peale mina küsin, et nii et sa arvad, et mul on kotis majonees ja ketšup, et ma põrutan selle omale rinda, et siis on nagu kõik hästi. Ja ühesõnaga me viskasime minu kulul nalja ja rääkisime, et no ikka juhtub. Selle aasta talvel ühe gruppi ees ajasin vee klaasi oma laua peal ümber. Püükisin ilma oma juttu katkestamata selle vee ära ja siis pausi ajal läksin, istusin tooli peale, vaatasin, kõik on korras. Aga pagana riides tool oli siin. Ja jällegi püksid märjad. Jälle pidin sellest samast asjast rääkima, ronima laua peale ja küsima, et olge ausad, kas püksid on märjad. No ma ütlesin, tõesti on. Ja siis ma rääkisin, mis juhtus, ütlesin, näed, järgmised 5 tundi te ei pea vaatama mind ja mõtlema, et te huvitav, kes Janekil mähkud lasevad läbi või niimoodi. Nii et kui sa keerad käki kokku, siis mõtle, mida sa järgmisel korral paremini saad teha ja ära põe selle pärast. Ja seda sama asja võiksid sa ka oma õpilastele rääkida. Kes teeb, sellel juhtub. See ei ole õnnestumine, kui sa mitte midagi ei tee. Siis ei arene ka mitte midagi. Nüüd aga, mida veel on, nüüd need lood, mida ma teile siin räägin, ma olen nüüd viimasel 2 kuu jooksul on need lugusid kogunud, mul on enne 10 kaupa rääkinud, aga need lood, mis ma räägin, on need, mida mul 2 kuu jooksul on räägitud. Nimelt üks tütarlaps rääkis mulle 6 aega tagasi, et põhikoolis ta kohutavalt kartis esineda. Kohutavalt kartis. Ja siis ta mõtles, et et neil tuli valikaine avalik esinemine. Et ta läheb sinna, et siis ta läheb paremaks see värk. Ja siis nad olid teinud esimese esinemisharjutuse peale ja esimest esinemisharjutust pidid paberi peale kirja panema, et kuidas tunne oli ja mis sa ise arvad, kuidas läks. Ja tema siis kirjutas, et kohutavalt raske oli, sest minu jaoks eneseületus. Ja nüüd õpetaja siis pani neid kleepmärkmeid sinna seina peale, luges ja kommenteeris ja siis, kui ta tema selle paberi ette võttis, luges, siis ta ütles, et kui ikka nii raske ja ebamugav on, siis võib-olla ei peaks sa siin aines olema. Avaliku esinemise õpetaja, kelle ülesanne on seda tütarlast julgustada, tekitas temas olukorra, kus ta ütles, et peale seda läks veel hullemaks. Järgmine näide, selle rääkis mulle üks tudeng mulle, üks noormees, 35-aastane. Ütles, et tema on eluaeg esinenud ja ta hästi muhe tüüp on ju. Et eluaeg on esinenud, enam-vähem on hästi läinud ja siis neil ettevõttes korraldati avaliku esinemise koolitus, üks hästi kuulus Eesti näitleja kutsuti sinna koolitust tegema ja see mees ütles, et ma ei ole kunagi oma esinemisoskustes kaelnud, sellepärast, et väga okeilt on läinud. Ja siis nad olid seal igasuguseid esinemisharjutusi teinud ja siis peale tema mingit esinemist oli see kuulus näitleja talle öelnud, et sellise raamatupidaja häälega nagu sul ei tasuks küll esinema minna. Ta ütles, et see ka õõnestas tema enesekindlust nii kõvasti, et ta nüüd ütles, et närv on ikka sees iga kord, kui esineb. Ja minu ülesanne talle rääkida, et okei, see hääleks, aga sa oled jumala muhe tüüp. Saalitäis rahvast kuulab sind, sa nägid, kuidas terve klassitäis sinu kaaslasi kuulasid, naersid sinu lugude peale. Ära muretse selle pärast. Siis ma pidin temaga vaeva nägema selleks, et temast jälle natukenegi enesekindlust tekitada, eks. Need esinemishirm on meil õpitud hirm ja ta on ettekujutlusvõimest tingitud hirm. Me mõtleme asjad hullemaks, kui nad tegelikult on. Ja see siin on minu koer Tommi ja see siin on minu kass Miku. 35 aastat ei julgenud ma isegi surnud hiirt lõksust välja võtta. Aga siis ma ostsin Pärnu kanti, meie perele ostsime meie maja Uulu kanti, suur krunt, 2400 ruutmeetrit. Ja siis Tommi, vana jahikoeraline, kukkus kohe sealt mutte välja tõmbama ja põlluhiiri ja siis need vedelesid seal hoovi peal. Ja meil olid just kaksikud plikad sündinud ja mina ei tahtnud, et mu pisikesed käiksid seal hiir käes, et issi, eks ju. Siis mina pidin neid korjama. Teisisõnu, mu koer hakkas mind treenima. Õudsad olid need esimesed korjamised. Aga ma pean uhkusega ütlema, et kui 2019. aastal kolis meie Pööningule hiire pere,
Ise viisin lõksu ülesse 4 korda. Ise tõin 4 laipa alla. Midagi, mida ma 35 aastat ei olnud julenud teha, oli juba tehtav. Nüüd ma olen Tallinna lähedal Järvekülas, käin selle sama Tommiga jalutamas ja siis ta jahikoer, nagu ta on, kord kuus ikka pean ta lõugode vahelt mingit hiirt välja sikutama, kelle ta on põõsast tõmmanud. Ja see on mind nii kõvasti treeninud, et kui selle aasta kevadel meie kallis Miku tuli selle hiirega, see on läbi klaasi tehtud pilt, ta oli hommikul, ta meil öösel käib ringi, hommikul oli tagasi, uhkelt saak kaasas. Ma tegin selle pildi ära, ilma et ükski närv oleks muus liikunud, pidin ma talt ise selle hiire ära võtma ja ära viskama. Lapsed olid väga elevil, keegi hiirt ei kartnud. See oli tohutu saavutus. Miku tõi meile oma saagi näha. Nüüd, miks ma sellest räägin, on sellepärast, et vaata, me kardame esinemist sellepärast, et me oleme selle õppinud ja kuna meil kogemusi eriti ei ole, me eriti lavale ei trügi, siis on meil suhteliselt raske sellest ka üle saada. Sa võid iga päev ühel esinemiskoolitusel käia, aga kui sa lava peale trügima ei hakka, siis sellest tuhkagi kasu ei ole. Mul on üks tuttav naisterahvas, kellel on juhiload aastast 2006. Pane tähele, et tal on juhiload. Mitte kordagi ei ole ta ise autot roolinud peale seda. Kuivõrd on ta praegu parem võrreldes nendega, kes alles autokooli lähevad. Ma arvan, need autokoolis käivad, need on isegi paremad, sellepärast neil on natukenegi praktikat. Nii et julgustage oma õpilasi lava peale tulema. Kui nad keeravad käki kokku, siis selle asemel, et neid kritiseerida, julgustage, rääkige, mida paremini järgmisel korra saab teha. Kui võimalik, ärge näägutage nende kallal, isegi kui nad on kratid ja tahaks vastu pead mõnikord anda, ma tean, olen kohanud selliseid. Isegi kui nad on ninatargad, sest ninatark on kuulaja, sõltumata oma vanusest, on ninatark kuulaja, kes on veendunud, saalis on ainult üks inimene, kes teemat jagab ja see ei ole sina siin ees. Julgustage neid ja pange tähele, et esinemishirmust on võimalik üle saada, kuivõrd see on meil õpitud hirm, siis on võimalik sellest ka oma mõtteviisi muutes üle saada. Vaata, kõik, mida sa siin ees teed, tuleb sulle bumerangina kuklasse tagasi. Kui sina tuled siia ette või see esineja tuleb siia ette ja näitab, et ta siin ees olla ei taha ja ta tahab siit minema saada kähku, siis miks on see inimene siis hämmingus, et me teda kuulata ei taha? Kui alga esineja tuleb siia ette, siis tal on ainult üks selge eesmärk ja see on, ma pean selle kuidagi tehtud saama. Rõhk on sõnal kuidagi, võimalikult kiiresti. Ja meie istume, vaatame, kuidas ta poole tunni jooksul meile 48 slaidi ette loeb ja mõtleme, et nojah, ega ma siin siis vaadata ei viitsi, kus on minu Facebook ja minu kassipildid, mida laikida. Hea esineja esitab juba kodus endale küsimuse, mis kõlab, mida ma tahan, et minu esinemise tulemusena kuulajad mõtleksid teisiti või teeksid teisiti või teatud oludest tunneksid teisiti. Hea esineja saab aru, et kõige tähtsam ei ole tema siin ees, vaid kõige tähtsamad on need inimesed, kes sind kuulavad, nende huvid, vajadused ja nende ootused. Ja et muuda oma suhtumist esinemisse, see ei pruugigi olla tegevus, mis sulle klassiruumi väliselt väga meeldib, aga kui sa siia ette satud, siis näita, et sa siin ees olla ka tahad. Ja nüüd kokkuvõtteks. Te ootate, et ma ütleks, see on kõik, sinnani läheb veel aega. Enamikul hirmudel ei ole reaalsusega mitte mingisugust pistmist. Ei esinemishirmul. Kuulajad vaatavad sind sellepärast, et sa pakud neile huvi. Tänasel päeval kõige suurem kompliment, mida sa oma kuulajatelt võid saada, on see, et keegi üldse viitsib sulle tähelepanu osutada. Mul on siin praegu 100 inimest, kes on oma telefonid ära pannud, vaatavad mind. Miks ma peaksin muretsema, et vaatavad mind. Kõige suurem kompliment. Ebaõnnestumise kartusega nad ootavad, et läheb kehvasti. Ei oota. Kui sinul siin ees läheb kehvasti, siis läheb meil ka kehvasti. Keegi teist ei tulnud kusagilt Pärnumaalt siia selle lootusega, et ma loodan, et see konverents on täielik jura. Eks ju, ei. Jumal, kui see eestlane oled, tee nii, et hästi läheks. See on meie soov, eks. Ja nüüd, pea meeles, et sa oled oluliselt parem esineja, kui siis arvad ennast olevat. Esinemisega seoses on meile risuks kaela antud meie pea, mis mõtleb asjad hullemaks, kui nad tegelikult on. Kui te jätaksite mind praegu siia ühe ruske rotiga, ja ütleksite, et elusõna pääseb siit välja ainult üks ja teine peab surema.
siis kuidas mind aitab see, et ma vaatan seda rotti ja mõtlen, mida ta must arvab? Ta vaatab mind. Äkki ma ebaõnnestun, äkki teeb mingisuguse, hüppab mulle kõrri või nii. Ma hüppan ise siit teiselt korruselt alla, murran jala vahet pole, aga vähemalt kontrollitud kukkumine. Ei, teie, kes te iiri ei karda, te ei saa aru, kus kohas probleem on, sellepärast, et teie teete tehtud. Minul läheb rotiga natukene aega. Aga kui ma temaga pean kähmlema, siis küllap ma temast jagu saan. Nii nagu sina, kui sa siia ette tuled, ükskõik, kui vähe või kui palju sa ettevalmistunud ei ole, kui sa näitad, et sa siin ees tahad olla ja tahad meile põnevat juttu rääkida, siis see on alati juba pool tööd tehtud. Mina sind ei tunne. Tõenäoliselt mõnega teist olen võib-olla elus kokku puutunud. Huvi pärast küsin, anna käega märku, kui keegi ongi minu elus kokku puutunud. Ja, 3, 4, 5 kätt. Ja. Mina teid ülejäänusid ju ei tunne, aga sellest hoolimata ma olen täiesti veendunud, et sa oled oluliselt parem esineja, kui ise arvad ennast olevat. Ja juhul, kui sa seda siiamaal uskunud ei ole, siis aeg on sealmaal, et sa võiksid nüüd ise ka seda uskuma hakata. Aitäh, et vastu pidasite. Oodake. Minu poolt kõik, aitäh. Suur tänu. Tõsi ta on, see, millest sa rääkisid, oli päris väga erinevatel tasanditel mind puudutav. Pange teie omad küsimused nüüd valmis, teil kõigil ma tean 1+ küsimust. Paralleele või mis mu peas hakkas liikuma, eestikeelne tõlge vist on hiirtest ja inimestest, inglise of Mice and Men, üks selline hea raamat. Jooksid ette mõned pildid noortest gümnaasiumis, kes on vaimse tervisega hädas, sest et nad ei suuda hakkama saada selle hiirega, mis ütleb talle siin õla peale, et kuidas teised suhtuvad minu valikusse. Sest kellelgi ta arvab, et kellelgi on tohutu ootus, mida tema võiks ja peaks tegema. Kuhu ma jõuda tahtsin? Mulle väga sümpatiseeris see, et Janek, sa rääkisid eesmärgi orientatsioonist. Ehk siis, et kõige tähtsamad on sinu kuulajad, mitte sina ise. Ja veel kord, mina oma esinemist ei alusta kõigepealt seda ettevalmistust ja alusta sellest, et ma midagi kirja hakkan panema, vaid ma kõigepealt kuulan või kogun oma kuulajate kohta natuke infot ja siis esitan endale küsimuse, et okei, selle info põhjal, mida ma oma kuulajate kohta tean, mida ma tahan, et nad siis mõtleksid teisiti või teeksid teisiti või teatud oludest tunneksid teisiti. Ja juhul, kui sa aru saad, siis see on see, mida ma tahan, et sa mõtleksid teisiti, teeksid teisiti ja tunneksid teisiti kõik koos, eks. Absoluutselt. Saal, küsimus. No. Ärge kõik koos küsige praegu, on ju, ühe kaupa. Ja ärge maha ka vaadake, teate, see ei toimi minu puhul vähemasti, et mul on kogemus pedagoogias piisavalt palju, et õpetajana ma tavaliselt küsisin neid, kes hakkasid maha vaatama, kuigi see oli viga minu pealt. Aga ma ei küsinud mitte siis klassid tahtsid, aga ma jätkan siit. Ikkagi, okei, see on ilus kena. Oled parem esineja kui teised. Ei, kui sa ise arvad ennast. Kui ma ise arvan, vabandust, jah. Ma saan ka sellest hiirega hakkama, aga see nüüd enam ei ole oluline. Aitäh! Küsimus. Ja. Küsimust ei ole, tahtsin lihtsalt öelda, et väga inspireeriv oli. Aitäh! Aitäh sulle ka, et vastu pidasid. Jaa, aga ikkagi mõni õpetussõna õpetajale, kes iga päev läheb lavale. Või selle samale näitlejale, kes iga päev läheb lavale, ta küll teab seda. See ärevus on tegelikult ju kasulik. Minu jaoks. Nii nagu sportlaselegi. Ja. Mina räägin, see kraapiv tunne, mina kardan seda päeva, kui ma lähen ja mul seda kraapivat tunnet ei ole. Sest minu jaoks tähistab see seda, et ma olen nagu üks vananev rockbänd, kes on oma 3-aastase maailma turnee käigus Tallinnasse jõudnud, et neil on täiesti ükskõik, mis ja kus see on. Nad isegi ei tea, mis linnas nad on ja siis nad teevad oma täiesti tuimalt oma 3-tunnise seti ja siis tuleb laulja järsku meelde, et peaks vist rahvaga rääkima ja siis ta ütleb, et hello Riga, how are you? No täiesti ükskõik. Minu jaoks see kraapiv tunne näitab, et ma veel piisavalt palju hoolin, et mina kardan seda päeva, kui mul seda ei ole, et siis ma tean, et siis on aeg paus teha. Äkki ongi see võti, võib-olla miks mõnikord õpilane on mitte huvitunud ja sellest, mis toimub. No kui tohib, ma räägin siia kiire loo. Võib. Õpetan mina
sellises koolis nagu ettevõtluskõrgkool Mainor ja mõned aastad tagasi üks vanakooli õppejõud räägib mulle, et kuule Janek, et sina esinemise mees, et anna mulle nõu, et vaata, et vanasti oli ikka nende loengute tegemine lihtne, et siis kui need arvuteid ja telefoni on, et rääkisid ja tudengid kuulasid. Ja mina mõtlesin, jummel, kui naiivne tema võib olla, eks ju. No mäletate ju küll, kuidas, kui midagi muud ei olnud, siis sa lugesid raamatut või lahendasid ristsõna või mida iganes sa seal tegid. Ja nüüd ta siis räägib, et tänapäeval istuvad oma telefonides ja keegi sulle tähelepanu ei osutada. No esinemise mees, räägi mulle, mida ma peaksin tegema. Ja mina ütlesin talle, et mul on sulle väga lihtne vastus, aga see vastus ei meeldi sulle üldse. Ta mõtles, no mis see vastus siis on? Ma ütlesin, räägi huvitavamalt. Anna kuulajatele põhjus ja nad hea meelega kuulavad sind. Aga kui sa oled sama põnev, tead, kui muru kasvamise vaatamine, no enese alalhoiu instinkt lööb sisse, muidugi ma võtan oma telefoni välja ja mõtlen 4 tundi veel. Nii et anna kuulajatele põhjus. Ma tean, et peale 20 aastat on raske seda teha, minu käest ikka küsitakse, et kuule, et sa räägid siin 9 kuud aastas, et üle ei viska endale või? Selles mõttes, kuidas sa ennast värskena hoiad. Mina ütlen, et peab ise vahendeid leidma. Õnneks ma kohtun nii paljude erinevate inimestega, teil on võib-olla natuke keerulisem, mina kohtun nii palju erinevate inimestega, kes räägivad omale lugusid ja mina saan neid lugusid jälle oma esinemistes edasi kasutada. Ma ütlen, need lood, mis ma sulle siin ju rääkisin, need on mulle räägitud. Ja sellega hoiad ennast värskena. Ja mina muidugi suvel puhkan ka. Kui vähegi võimalik, siis ma midagi ette ei võta, sellepärast, et ma tean, et maikuuks on aurude peal. Juba tunned, et see kraapiv tunne hakkab väiksemaks minema, siis sa mõnikord loed päevi. Nii et see on see, et kui on puhkusaeg, siis on puhkusaeg. Just. No, kuidas nende kõnelemis- ja eneseväljendamise oskus ikkagi on enne ja pärast Janekega kohtumist? See on umbes nii, et kui hea on sinu autosõidu oskus enne ja pärast autokoolist käimist. Peale autokoolist käimist sõidad sa ikka esimesed mitu aastat või esimesed mitu kuud nina vastu klaasi. Aga vaadake, kuidas te täna oma autodega siia sõitsite. Olge vait seal taga, ärge klaarige. Mehed seal muidugi telefoniga, naised vaja uuli määrida või värvida. Ja kuidas see tuli selle kogemusega? Et esinemise koolitus on see, et see annab sulle tööriistad, aga ma olen üldiselt veendunud, et enamik inimesi istuvad minu koolitusel, nad mõtlevad, et see on kõik kena ja tore ja südant liiguta, mis sa räägid. Ja järgmisel korral, kui Toomas küsib, kas on vabatahtlik ja kes esinema tahab minna, siis selle asemel, et tekiks käsikähmlus, et mina, on ikka. Ja arenevad ikka need, kes võtavad need tööriistad ja töösse panevad. Sellisel positiivsel noodil ei ole muud midagi veel kord öelda. Aitäh sulle, et tulid, jagasid ja tuult tiibadesse ja vähem hiiri. Jah. Ei, mulle hiiri rohkem, sellepärast, et siis ma saan veel paremaks. Aitäh teile. Nüüd on mul ka julgem tunne. Jah, aitäh. Võtame oma asjad ära. Kuulge. Üle 5 korra juba aplodeerisite, Toomas tahab rääkida. Ilusat päeva.